Expressions, ehte gurmaanide lemmikpäev. Tere armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik, aeg on tõusta, kuigi tahaks veel voodis pikutada ja meid ootab ees, nagu ikka, üks seikluste rohke päev. Aga tänast päeva me alustame ühes väga ilusas ajaloolises mõisakompleksis. Elegantne 16. sajandist pärit mõis pakub täiuslikku vaheldust linnaelu askeldustest ning luksuslikku peatuskohta nii puhkuseks, tööalaseks väljasõiduks kui kõige erinevamate seltskondlike pidustuste läbiviimiseks. Nüüd ma viibin mõisaproua salongis. Minu selja taga on üks kapp täis kauneid vanaaegseid nõusid. Ei tea, kas need kuulusid mõisaprouale endale, kas ta pakkus siin oma külalistele nendest teed juua. Ja kohe lähen siit mõisaproua magamistuppa, kus praegu pakutakse hommikusööki. Võrratuid maitseelamusi saab nautida Vihula mõisa rikkalikul hommikusöögil, kus leiab laia valiku nii külmi kui kuumi roogi. Kohalikke delikatesse värsketest pagaritoodetest, kõik on värske, naturaalne ja tervislik. Restoran asub mõisa peahoone teisel korrusel, kus avaneb imeilus vaade mõisakompleksile. Oma üksikasjalikult taastatud originaalsete parkettpõrandate ja laeornamentide, maalide ja moodsa Skandinaavia mööbliga on restoran meeldiv ühendus traditsionaalsest vanast ja moodsast minimalismist. Erinevad mõisahooned on hoolikalt renoveeritud nii, et säiliks nende ajalooline olemus. Nüüd ma leidsin ühe mõisaaegse diivani, mis on üks ainsaid asju, mis on siin säilinud sellest vanast ajast. Nii et väga väärikas mööbliese, millel ma istun. Aeglase vooluga Mustoja jõgi lookleb ümber suursuguste vanade puude ja mahlaka rohelusega mõisapargi, mis järel laieneb vesiroosidega kaetud väikeste saarekeste ja romantiliste kaarsildadega tiigiks. Ökospa kombineerib mõisalikku ajaloolist hõngu ja luksust, traditsioone ja kaasaegseid mugavusi, ökoteadlikkust ja iidseid spaarituaale. Vihula mõis pakub luksuslikku ja romantilist majutust erinevates ajaloolistes mõisahoonetes, igaüks oma võrratu sarmi ja omapäraga. Kõik hotellitoad on hoolikalt renoveeritud nii, et säiliks nende ajalooline välimus. Siin vanas veskis on Vihula mõisa omatoodete pood ja siit leiab igasuguseid huvitavaid asju, näiteks kuivatatud kõrvits kaneeliga või kuivatatud jõhvikad. Mina olen otsustanud nüüd veel natukene puhata ja selleks olen ma tulnud Toilasse. Kõigepealt ma naudin siin ühte mõnusat päikeseseanssi. Nimelt laes on päikesesimulaator. Nimelt siis selline lamp, mis ei anna küll päevitust, aga annab kõike muud head, mida päikeselt saab. Mida teil siin uut on? Meil on tegelikult üks väga tore uudis ja ka, ma arvan, üllatust paljudele inimestele, sest see on ju kõigile teada, et Ida-Virumaa on põlevkivimaa ja siin kaevandatakse sellist põlevkivi maapõuest ja tänu sellele on kõikide meie kodud soojad ja valged. Aga seda, et võt nüüd sellest põlevkiviõlist, mis siin näha on, et selle baasil saab valmistada ka näiteks väga kvaliteetseid ja raviotstarbelisi kehahooldustooteid. Seda eriti paljud inimesed ei tea ja ei ole kuulnud.
aga me käisime Austrias asja uurimas ja kuna seal on juba üle 100 aasta põlevkiviõli baasil valmistatud ravi- ja kehahooldustooteid, siis otsustasime, kuna meie oleme ka põlevkivimaal, siis just selliseid põlevkiviõli baasil loodud kehahooldustooteid ka meile tuua. Ja meil on mitmed huvitavad protseduurid, mida saab võtta eraldi, aga nad sisalduvad ka paketis elujõud põlevkiviõlist. Tegemist on siis Tirolen steinölli ehk Tirooli kiviõli baasil valmistatud toodetega. Ja meie pakume niisuguseid hoolitsusi nagu elujõudu taastav vann. See lõhnab väga-väga hästi, et ei maksa peljata seda, et nendel pärast neid protseduure te lõhnate põlevkiviõli järgi, üldsegi mitte, kuna näiteks sinna vanni ekstrakti on lisatud lisaks põlevkiviõlile veel ka igasuguseid muid hästi lõhnavaid eeterlikke õlisid nagu kuuse, eukalüpti, tüümiani, lavendliõli ja see on selline täiesti täiuslik lõõgastus ja hellitus nahale. Nahk jääb väga mõnusaks siit pehmeks ja niisutatuks peale seda vanni. Vanni järgselt masseeritakse nahale veel põlevkiviõli sisaldav ihupiim. Siis me pakume veel ka erinevaid massaaže, seljamassaaži ja jalamassaaži ja ka jalatallamassaaži põlevkiviõli baasil valmistatud toodetega. Kui te juba soovite ja olete otsustanud tulla neid põlevkiviõli baasil tehtud tooteid proovima omal nahal, siis ma arvan, et ükski täiuslik lõõgastus ei ole päris täiuslik ilma selleta, et te külastaksite siin seda kaunist talveaeda, mis kuulub meie täiskasvanutele mõeldud wellnesskeskus Orhidee juurde. Ja see on just selle poolest eriti lõõgastav ja eriti rahulik koht. Ja siin jagub kõigile sellist romantikat ja luksust ja privaatsust ja sellist sulnist olemist, et seda me kõik ju aeg-ajalt vajame. Nüüd on ennast meie jaoks valmis pannud suur hulk väga armsaid ja andekaid lapsi, et näidata meile, kui hästi nemad tantsida oskavad. Ja me küsimegi nüüd nende treeneri käest järele, et mis kooliga on tegu ja kuidas siin õpe käib. Tegemist on siis meil tantsustuudioga Dance Stream ja õpe siis käib meil, usun, et täpselt selliselt nagu igas teiseski tantsustuudios ja tantsukoolis. Meil on siin päris erinevaid tantsustiile. Tänavatantsu saab õppida, siis saab street show'd, break-tantsu, show-tantsu, contemporary džässi, urbanit, lastetantsu, et need on sellised peamised. Ja kui vanad lapsed siin käivad? Meil on siis alates 3,5 aastat. Ja mis see ülemine piir on? Ülemist piir ei olegi, sellepärast et meil on ka täiskasvanute rühm. Nii et sinna on kõik lubatud, kõik ootame. Ja kui tihti nädalas te treenite? Nüüd oleneb tantsurühmadest. Osadel lastel on 2 korda nädalas, teistel on jälle 4 korda nädalas. Nii et jah, vastavalt grupile siis. Kas te käite ka kusagil esinemas või võistlemas? Ja, meil on Eesti-sisesed võistlused. Nagu ikka peamised on siis koolitants, kuldne karikas. Nüüd novembris läheme ERT-festivalile, lähme Tartu lavasid vallutama ja käime ka väljaspool Eestit. Et on Läti, Leedu, on siis sellised peamised ja Soome nüüd on ka meil päevakavas. Kas teil on rohkem tüdrukuid või on teil ruumi ka poistele? Ootame poisse ka, aga jah, hetkel on meil rohkem tüdrukuid. Meil on üks pesamõna noormees. Aga mis on sellised stiilid, mis võiksid rohkem poisse ligi meelitada? Võib-olla ongi see street show ja break-tants. Et need on need, mis on suunatud nagu noormeestele ja seal nad julgevad ennast rohkem väljendada, et need on need stiilid. Aga räägi veel sellest täiskasvanute rühmast. Kui tihti kohtutakse, mida tehakse? Täiskasvanute rühm on selline väga tore ja väga vahva seltskond, et me kohtume nendega 2 korda nädalas. Ja treeningud on meil siis ka üles ehitatud tegelikult nii nagu igas teises tunnis. Teeme soojendusi, teeme jõuharjutusi ja õpime siis tantse. Ja me siis ka täiskasvanute rühmaga käime esinemistel erinevatel ja võistlustel ka. Et see on üks selline väga vahva ja vinge rühm meil.
nüüd me oleme tulnud jälgima ühte väga huvitavat treeningut, mis läheneb igale inimesele täiesti individuaalselt ja mis on väga-väga tõhus, sellepärast, et seda trenni tehes saab keha pidevalt elektriimpulsse. Kuidas teie stuudio alguse sai? Stuudio sai alguse ühest kaaluga võitlevast emast, kes võttis juurde 30 kilo, kuna Viljandis ei olnud selliseid teenuseid, siis tuli sõita mujale linna. Aga siis otsustasimegi, et teeme selle ise siia Viljandisse, et see oli siit puudu. Ja mida siin siis teha saab? Me pakume erinevaid teenuseid, pakume EMS-treeningut, pakume uus asi on meil LPG massaaž, on ka lipolaseri protseduur ja hammaste valgendamine. Mis see EMS-treening on? EMS-treening on siis spetsiaalse kostüümi varustusega, elektriimpulssidega treening. Aitab kaaluprobleemidega, aitab seljavaludega, igasuguste erinevate asjadega. Ja need massaažid, mis siin olid, mis massaažidega siis tegu on? LPG vaakummassaaž, eks siis spetsiaalse masinaga tehakse siis massaaži. Kes ja mis juhul peaks EMS-treeningusse tulema? On mõeldud absoluutselt kõigile, kes tahab vastavalt oma füüsilisele vormile või erinevate terviseprobleemidega, vanematele, meestele, naistele, kõigile. Mis trenni tulles peaks kaasa võtma? Trenni tulles ei ole vaja kaasa võtta mitte midagi, võid tulla 2 kätt taskus ja hea tujuga. Et kõik treeningvarustus on meie poolt, vastav kostüüm pluss siis selline vest. Kuidas treeningule broneerida saab? Broneerida saab läbi Facebooki, läbi kodulehe ja ka helistades. Ja treening kestab vaid 20 minutit. Väga kiirel inimese, kellel on vähe aega näiteks. Expressions. Ehte gurmaanide lemmikpäev. Nüüd me oleme tulnud täielikku vaikusse Viljandimaa metsade vahele külla ühele ravimtaimi kasvatavale ökospaale. Millega siin energiatalus tegeletakse? Energiatalu on selline koht, kus saab ennast energiaga hästi laadida ja tegeleme siin ravimtaimede kasvatusega, siis me näitame, kuidas ravimtaimi ja kuidas saunakultuuri on ja kuidas me neid saunas tarvitame. Mida see ökospa tähendab? No ökospa on selline, et me võtame kõik siit otse loodusest, need omad ravimtaimed meil siin kasvavad. Me valmistame siis koha peal, siin kehahooldused ja kõik need ravimtaimed, mis on, siis on siit ümbrusest ja ilma siis keemiata. Milliseid taimi te kasvatate ja müüte? No kõige tuntum, mida me siin kasvatame ja ka müüakse siis poodides ja apteegis on kummel, saialill, piparmint ja siis loomulikult erinevad teesegud, kas siis energia, kellel energiat vaja, kes õhtul tahavad rahustavad, siis on rahustav õhtutee, et sortiment päris lai ja apteegis köha, külmetus, need on need põhilised. Teeme siis kehahoolduse, kus meil on siis soola ja lisame siis siin ravimtaimi juurde puhmisse ja lisaks on siin veel tehtud siis ka natukene turvast, kellel on põletik või kuskilt on kael haige, et siis võime ka kohati määrida sellega. Kui kaua te seda energiatalu olete pidanud juba? Täitus nüüd 21. aasta, nii et päris pikalt tegelenud. Ja kes siin ökospaas käib?
ja ökospaas käivad inimesed, kes tahavad elu nautida ja saada siis tervendavat sellist elamust, just kus naturaalsete vihtadega tehakse ja lõhnadega ja ka kehahooldused, et käiakse siis ka siin niimoodi puhkamas. Kas siin saab ka ööbida? Ja, siin saab ka ööbida, meil on majutusvõimalused, et siia saab tulla kahekesi, saab tulla suurema seltskonnaga, meil on siin seminariruum ka 20 inimest, 30 võib olla. Sügis hakkab lõppema, teie ravimtaime hooaeg vist on möödas või? Ja, ravimtaimed on nüüd selleks aastaks korjatud, kõik on pakkimisel ja lähevad siis laiali abivajajatele nii apteekides kui kaubanduses, Selveris ja Prismas ja kus need teed müügil on. Mina olen praegu täiesti hämmelduses, sest ma leidsin väga huvitavaid asju. Ma leidsin nimelt vannilima. Nendega saab endale teha limavanni. Aga see ei ole kindlasti mitte ainuke asi, mis selles poes on. Nimelt oleme sattunud ühte väga suure valikuga poodi. Kas sellest poest leiab absoluutselt kõike? Jah, siit leiab kõike. Kogu pere saab võtta omale riided ja jalanõud alates beebidest kuni siis vanemealiseni välja. Kas lapsed saavad ka mänguasju? Saavad, mänguasjad on täitsa olemas. Millest te lähtute oma tootevaliku puhul? Kliendi soovidest. Meil on siin palju kliente, kes küsivad, selle järgi me teeme analüüse ja kindlasti ka eelmiste hooaegade põhjal. Et mis meil on olnud ja mis on nagu hästi müünud, siis vastavalt sellele. Ja kes teil siin külas käib? Kõik käivad. Varem käisid meil siin sellised eakamad inimesed, aga täna käivad juba ka nooremad inimesed. Kas kõik Rakvere inimesed? Kõik Rakvere inimesed, aga ka väljapoolt Rakveret on kõik oodatud siia. Kas te olete keskendunud ka mõnedele brändidele? Jah, meil on Quessi, Tommy Hilfigerit, Tom Taylorit, kõik sellised tuntumad brändid, Hans Mark, kõik on olemas. Ja alatsi poole pealt on meil Rikerit, väga hea valik. Nii et kõik saavad kõike, mis nad siit ootavad. Ja kui sina soovid tulla siia Rakvere shoppama, siis mine kõigepealt meie Facebooki lehele, seal on vaatajamäng ja loositakse välja 2 kinkekaarti. Ei läinud väga hästi. Aga nüüd midagi head lastele ja muidu mänguhimulistele inimestele. Milliseid pidusid saab mõmmi mängutoas pidada ja mis lisavõimalusi teil veel on? Pidudest eelkõige peetakse meil ikkagi sünnipäevi, aga meil on peetud ka näiteks beebide kokkutulekuid, lasteaia lõpupidusid, siis ka näiteks on selline vahva asi olnud nagu perekonna jõulupidu. Lisavõimalustest on meil võimalik siis sünnipäevadele kutsuda õhtujuhti, näomaalingute tegijat, mustkunstnikku, siis tüdrukutele me pakume patsipidu ja siis on sellised lisavõimalused näiteks nagu VIP-pakett, kes ei soovi siin ise ettevalmistusi teha, siis meie poolt on kõik toidud, lauakaunistused, pärast pidu ka koristamine, nii et võib tulla siis põhimõtteliselt käed taskus ja lahkuda käed taskus. Mis vanuses lastele see mängutuba sobib? Vanuse poolest meil on peetud siin nii 1-aastase sünnipäevi kui 12-aastase sünnipäevi, et kõik, mis sinna vahele jääb. Et väiksematele on meil beebinurk koos beebimänguasjadega. Siis kõikidele vanustele meeldib muidugi batuudi peal hüpata ja pallimeres hüpata.
siis kes ära väsib natukene, nende jaoks on olemas Mõmmi kinosaal, saab siis veidi puhata ja multikaid vaadata televiisorist. Ja siis lapsevanematele on ka siin tegemist, et on piljard, Xbox ja lauahoki, et neid ikka issid koos oma lastega tihtipeale mängivad. Menüü osas on meil niimoodi, et me üritasime vältida sellist friikad ja viinerid ja pitsamenüüd. Et kes soovib, võib muidugi oma toidud ise kaasa võtta, aga kui meie poolt on tellitud, siis need toidud on tehtud vahetult enne sünnipäeva. Nad on valmistatud, registreeritud koduköögis, mis tähendab, et poest sellist toitu osta ei saa ja nad on lastepärased, värsked ja väga maitsvad ja tordid tulevad ka meil samast kohast, et võib siis valida Gildi tordi peale või siis jätta selle tordi kaunistamise tordimeistri enda hooleks, et oleks üllatus. Ja nüüd ma olen tulnud ühte džunglisse ja sedapuhku nimelt Kanga džunglisse. Ja ma uudistan siin natukene ringi, sest ma olen kuulnud, et siin peaks olema üüratu valik kangaid. Kõigepealt ma olen tulnud kardinakangaste juurde. Neid peaks olema selles poes üle 1000 ja just nimelt olemas, mitte siis tellimisel, vaid kohapeal olemas. Ja ma näen siin tõesti tohutut valikut erinevaid värve, erinevaid mustreid, kujundeid ja lilli, peenemaid mustreid, laiemaid mustreid. Ja siit ma leidsin iga väikese tüdruku unistuste kardinad, nimelt siis Frozeni tegelastega. Kui nii kirevaid kardinaid ei soovi, siis on siin olemas ka tagasihoidlikumaid variante, näiteks selline stiilne hall. Nüüd ma olen jõudnud minu lemmikvärvi siniseni. Siin on väga lai valik erinevaid siniseid toone ja osad neist on ka pimendavad, ma näen. Mööblikangaste valik võtab täpselt samamoodi silme eest kirjuks. Samamoodi tohutu valik erinevaid toone. Ma tahaks endale sellist kollast tugitooli. Me vaatame kleidikangaid ka natukene. Nii, järsku ma saaksin teha endale sellest ühe pika maksikleidi. Kui kangad on valitud, siis on kindlasti enne õmblema asumist vaja oma õmblustarvikute komplekti täiendada. Nii et lähme vaatame sinna nurga taha, kus on tohutu valik õmblustarvikuid. Kui suur valik erinevaid paelu. Vau! Seda võib siis kinnitada nii, ma arvan, rõivaste külge kui ka vast kusagile interjööri. Lisaks kõigele sellele, mida ma siia otsima tulin, leidsin ma siit ka väga palju seda, mida ma siia otsima ei tulnud. Ehk siis näiteks ehteid, mida siin on ka tohutu suur valik. Saime täna palju puhata ja lõõgastuda ja nagu ikka, elu nautida. Loodan, et ka sina oled saanud puhata. Soovin sulle ilusat ja päikeselist nädalavahetust. Ja nagu ikka, kohtume järgmisel korral.